ma räägin, siin on täis kalasid. Täna ei saa see kaamera üldse püsti seista, tuul pühib minema kaamera. Tere hommikust! Täna võtsime Taavi ja Heikiga suuna jälle Turu suunas, kus meil on siis lemmik talvine püügikoht. Ja täna on plaanis püüda ahvenat. Et siin me oleme pidevalt käinud talvel ahvenat püüdmas ja pole ka ilma jäänud. Nii siis üritame tänagi mitte ilma jääda. Ilm on muidugi siis tavaline kalapüügi ilm, et tööinimestena siis oleme 5 päeva nädalas tööl ja nädalavahetus on siis 2 päeva, millal pääseb kalale. Ja tavaliselt ilmataat broneerib meile selleks ajaks korraliku mingisuguse jama. Tänagi on siis siuke peenike vihm, mis kaamera silma ilusti täpiliseks teeb ja muidugi tuul selline 10 meetrit sekundis. Et alguses kalda peal see 10 meetrit sekundis ei tunnud üldse hull, sest olime puude vahel. Aga jää peal siin ikka paneb päris räigelt. Aga enne kui üldse selle videoga pihta hakkame, siis ma tuletan teile meelde väikseid võimalusi, mis teil on YouTube'is. Nimelt selle videoakna all on teil pöidlad üles ja alla, et te saaksite anda meile tagasisidet, kuidas teile meie videod meeldivad. Lisaks saate kommenteerida, kui teil on soovitusi või nõuandeid meile. Ja lisaks on siis tellimisnupp või siis subscribe'i nupp, oleneb mis keelne YouTube teil on. Et vajutage seda ka julgesti ja saate kohe teavituse, kui meil on uus video. Ja nüüd läheb ikka päris purgaaks ära see elu siin. Igatahes Taavi leidis nüüd ahvena ülesse. Ja mõned on tal juba käes ja mõned on tal veel tulemas. See tuli risti pidi, sellepärast tundus, et nii suur. Ma pole nii ammu kalale saanud, et ma lihtsalt ei viitsi isegi oma kaamerat välja võtta. Lihtsalt nii mõnus tunne põigiga ahvenat tõma. Ei pea mingit marmõssi ega sääse vastu ega jamama siin, et käed külmetavad. Lased aga tinaplönni alla ja muudkui tuleb. No nii, ja tehnika sajand nagu meil on. Kala otsime kajaloodiga. See näitab väiksed pöörlid ka ära, et kus nad täpselt on. Ja siis lisaks sellele tehnikale on meil siis täna kasutusel selline vidin, et jumala eest ei peaks midagi füüsilist tegema siin. Aga jube mugav on küll. Ise pole veel ühtegi auku puurinud, aga ma vaatan, Heikil tuleb nii hästi välja, et ta ei tahagi seda käest ära anda. Ma olen ligemale 50 juba puurinud täna ühe akuga. Varsti võib-olla saab tühjaks ka. Siis hakkab Mihkel näitama füüsilist jõudu. Oho. Sellised kalad. Väga hea. Rasased näpud jäävad ette, aga väga korralik. Oho, nii on suur. Kaamera käib nii. Jaa. Sa tuled natukese lähemal. Lihtsalt sellepärast, et nagu videos jääd. Lihtsalt sellepärast, et videos jääd. Jaa, ei no mis ma olen tade. Tuleb jälle. No.
Iksa soovitusel pruun ahven Turus 2019. Ja nagu hommikul ette ruttavalt sai öeldud, siis siin on ahvenat ja pole kunagi nulli jäänud ja täna on ka see päev. Ei jäänud täna ka nulli. Korraks oli küll mul siuke tunne, et teie muudki sikutasite ja siis ma mõtlesin, et ma ei saa nagu mitte ühtegi või. Siis hakkad jälle see needus, et ma ei oska seda kirvest käima tõmmata, aga näed, tuli välja, et hoopis täna ma olen põigikunn. Ja tundub, et ahvenale meeldib ka põiklant täna rohkem kui muska või näed. Ei noh, see kirvega oleks ka hea, aga see Eiki ritv on siuke malakas, et sa ei tunne seda võttu üldse. No kirveridval peab olema ikka see nooguti peal või see võtu see, muidu ei saa. Siis sa lasedki niimoodi lõdvaks vahepeal vaata ja siis sa näed, kui tõks tõmbab. See siuke ridva otsast selle kirvega, see on uupi saamine, siis kui suus on tõmbada. Aga seda võttu reaalselt ei näegi, kui ta see tõks käib. See nooguti on ikka väga tundlik. Tegelikult ma mõtlen sellele tundliku otsaga sellele ka põiki panna. Tegelikult on põigiga ka vahest. Oleks vaja näha just ikkagi seda tõksu vaata. No pool püügipäevast on läbi. Ja mingid kotikalad on juba käes. See teine pool päevast võiks olla natukene nagu kalarikkam. Et mingisugune 250 kilomeetrit maha sõita. Nüüd tuleb suur. Vot näed. Kotikala. Oba. See oli kohe tundel. Täna ei saa see kaamera üldse püsti seista. Tuul pühib minema kaamera. Aga näha on, parasiit on pea peal. Ta on ikka põhja pealt tuleb ja ta täiesti põhjast võtab. Ma vaatasin jää peal olid jah, ka parasiit. Ja nagu ikka siis, kui paned kaamera seisma, siis tuleb korralik pätsna. Ja jälle pruuni ahvenaga rabala. Võtame järgmine. Nüüd on siis pool tundi möödunud sellest ajast, kui Taavi kõvasti ahvenat kakkus. Ja siis just kui hakkas asi lõbusaks minema, mõtlesin, võtan isegi ridva kätte, siis lõpetas ahven söömise. Suu läks lukku ja vehi palju sa vehid, aga seda kala kätte ei saa. Näis. Eiki tuleb nüüd oma palverännakult tagasi. Midagi näpus on? On või? Mingi kala tal on, ne? Aigu äge on kogu aeg läbi kukkuda. Äsitab ära täitsa enne? Jõhkas. Seal on päris pehme või? Jah. Seal on nagu pohhui. Pole seda koorikut üldse. Üks ahven või? Üks on. Liitima ära, see auk lõpuks tuli ära. Eks need tulid mulle järgi. Ai, see ikka tükk aega peal seda võtta. Saite veel? Väikest tuli ka või? Mitte midagi. Ainult üks võtt ja ega noh, mul on võtte üles, selles ma mingi. Tavaliselt need kohad, kui Eiki viib, sealt ei tule üldse kala. Aga näed, ma teen teid siia. Vaata kotisuu. Ava kotisuu ja näed. Kõik need ostid ju poest. See on see kalatööstus juba. No, kuidas meil läks täna siis? Täna meil läks niimoodi, et ahvenat tuli. Ma polnud pool aastat kalale saanud ja oli meeldiv üllatus kala saada üle pika aja. Algus oli äge, esimesed suuremad pätsid sain mina ja siis mu õnn lõppes. Õnn lõppes sellepärast, et sa pidid õnge mulle loovutama tagasi. Jah, kirvega sain vist paar üksikut ja 2 tükki sain kirvega ja äkki
4 sain sinu selle põigiga. Jah, täna oli endalegi üllatus, et merest ja põiklandiga, et tavaliselt ikka on kirvestegija olnud. Nad oli pruuni ahvenaga rabala põiklandiga. Kirvega võis täna ainult jääd lõhkuda. No aga mul jääb ainult see esimese kala au, et mul pole siin mingi suure kalanaga esineda seekord. Jah, sa tegelesid vähe filmimisega siis rohkem. Jah, et teil midagi vaadata oleks. Kogu aeg me plaanime iga kord, et üks mees võiks rohkem nagu filmida, et teised püüavad või siis teeme vahetust. Et täna siis Mihkel lõppude lõpuks võttis selle töö enda peale. Jah, ja ise püüda ei saanud. Jah, sellepärast te saite siin oma suurte kaladega esineda. Äigas midagi, järgmise korrani. Davai. Jah, siis seal ikka jah, pikka juttu ei ole mõtet ajada. Ja kui sa juba siiamaani ära vaatasid selle video, siis vajuta aga pöial püsti. Aitäh! Paneme nüüd selle video kinni.